kalender näitab küll kevadet, kuid külmataat viskab kapaga külma ka ikka vahetevahel vahele. Ja minu hea soovitus on, kallid vaatajad, kui tahate nautida kevadet, siis võtke käik ette aianduskeskustesse. Meie oma kaameraga tulime siia Hortesesse ja ausalt öelda, nii kui uksest sisse sain, oli kevad minu jaoks käes. Ma võisin jope maha visata, nautida seda lilleilu, lillelõhna, üldse kogu seda atmosfääri, nii et kevad täiega käes. Aga selleks, et minu siia tulek ei oleks ainult nautimine, vaid natukene tööd ka saaks teha, palusin tulla ka Enele Kägeril siia, et Enelega rääkida, kuidas seememulda panna. Eneli, esimesed seemned on meie selle kevadistes saadetes juba mulda saanud, aga ma palusin sind siia, et natuke üldisemalt rääkida, et mida peaks silmas pidama, kui me hakkame seemet mulda panema, millised need külvikastid peaksid olema? Jah, et eks need esimesed külvid on juba tehtud, eks see kiire ole möödas. Nii pabrikas, tšillipipar kui tomat on juba nina mullast välja pistnud ja vaatavad siukse näoga otsa, et kas te mulle täna vastu süüa ka annate, et selleks on tegelikult olemas praegu kodustes tingimustes väga hea kasutada just kompo seda bioväetist, et kõik, mis on taimele vajalik, on sees olemas ja puudub oht üle väetada, et taimed liiga pikaks venivad enne kui õue saavad. Aga tõepoolest, et vaatame siin täna neid külvitarvikuid, just need, mis nüüd siis aktuaalsed on. Ja eelkõige siis puudutan siis turbapotte, et nendega ettekasvatamine, kuidas toimub ja mis vead inimesed teeb. Tegelikult ma võtlen selle kohe ära. Kõige lihtsam viga, mis tehakse, on see, et see pott jäetakse jube kuiv. Ja ümber istutamisel või kui sa nüüd välja lähed seda viima, siis juhtubki see, et aga taimejuuri taha sealt hästi läbi tulla. Et selleks ka juba viimased nädalad kastke hästi korralikult tuleb kasta ikka nii, et see hele turbapott on ikka täitsa tumedaks muutunud. Ja istutamisel võiks siis muidugi natukene käega kaasa aidata ja tõmmata siis alt selle poti siis katki, nagu öeldakse. Ja jälgida kindlasti, et see pott saab ikkagi servani mulda, mitte ei jääks mulla pinnast kõrgemale, sest ka see on üks põhjus, miks juur sealt teinekord läbi tulla ei taha. Nendest taaskasutatud pottidest tegelikult on veelgi siin siukseid päris huvitavaid tooteid tulnud, et me oleme ju viimasel hakanud ju hästi roheliselt mõtlema. Ja nii on siis Horticomil olemas terve sari potte, mis on valmistatud juba taaskasutatud plastikust. Juba päris mitu aastat jooksis ajakirjandusest läbi uudised. Mujal maailmas on meil siiamaani ju piisavalt kättesaadav hele kasvuturvas muutunud taunitavaks, et kuna ta on siis loodusressurss, mis taastub hästi aeglaselt. Ja selle tõttu näiteks on kompol olemas väga hea külvimuld, mis ei sisaldagi seda heledat kasvuturvast. Et vaatame selle paki järgi, siis mis siin sees on. Ja on tõesti päris huvitavad asjad, mis kergendavad taimel nii idanemist kui siis noorel taimel edaspidi kasvamist. Ja eelkõige just seda, et kui see tavaline aiandusturvase hele, mis meil oli, kippus jube kergesti läbi kuivama, siis see hoiab ilusasti oma seda niiskust, et meil ei ole seda ohtu, et hommikul läksime tööle, õhtul tuleme koju ja kõik taimed on lösakil maas. Et me oleme siin nüüd kõik siuksed pisikesed potimajandusega tegelemas ja oma üllatuseks ega ei mäleta enam vist meil päris palju, mismoodi see või mis pidi see kartul õigesti kasvab. Kartulil hakkavad need mugulad, mida me toiduks tarvitame, kasvama ju ülesse poole. Need mugula panen poti põhja, lasen sellel ilusasti ite taha tulla ja siis hakkan tasapisi juurde kogu aeg mulda lisama. Ja siis kasvatab kartul ilusasti sinna vahepeale need toiduks selleks aastaks siis need mugulad, mida süüa. Ja siin on olemas ka selline väga kaval kartulipott, kus saab aeg-ajalt piiluda, et kas seal all juba on midagi või ei ole, et ei pea kogu ämbrit teistpidi lööma. Ütle, kas praegu hetkel on üldse mõistlik kartulit panna, et kui edukas see ämbris või potis kasvatamine protsess on?
Tegelikult on praegu, ütleks isegi, et viimane aeg panna seda varast kartulit. Ja siin on meil siis täna ka üks varasematest sortidest solist, mis lähebki siis maha praegu. Ja ka need, kes juba hakkavad suure põllu peale panema, kui nad ikkagi varast kartulit tahavad, siis tuleb see keldrist üles tuua, panna siis valguse ja soojuse kätte ja lasta tal siis vaikselt need ited taha tulla. Sinna tulevad siuksed ilusad, tugevad, rohelised, et keldrist tulevad siuksed pikad ja välja veninud, mis võivad siis maha pannes ka ära murduda, et tasa ja targu, et jah, kartuli mahapaneku aeg on käes, mis siis, et on aprill. Venele, kas nüüd jääbki see kartul siia pinna peale? No ootame, kui niidud natukene kasvavad, paneme mulda juurde ja nii kõidu jälle välja tuleb, paneme jälle mulda juurde. Suurepärane ja mina lõpetaksin siis oma lähinaabrite keelepruugis. Meitel on tuhlit maas, küll jaanipäevaks saa värsket.